Tere! Te kuulate Eesti Kindlustusühistu üks podcasti. Täna räägib meiega Janar Siniväli. Tere, Janar! Tere! Janar on turundusekspert ning Kindlustusühistu üks liige. Ja mina olen Lauri Kriisa, Kindlustusühistu üks liige ja argumenteerimisettevõtte Speaksmart moderaator. Aga alustame sinust, Janar. Kuidas sa kirjeldaksid, mis su taust on, millega sa täna tegeled? No ma olen paarkümmend aastat tegelenud turunduse erinevate värvidega, küll palgatöötajana, vabakutselisena ja ka ettevõtjana. Praegu mul on näiteks väike reklaamiagentuur. Ja kuidas see kogemus oli minnes töötaja rollist ettevõtte omaniku rolli? No eks ta selline sõltumatust annab, rohkem vabadust. Aga loomulikult ega palgatöötajana saadud kogemused mööda külge alla ei jookse, pigem vastupidi. Aga mingist hetkest leidsid, et tahaks seda vabadust ja vastutust juurde võtta, et ise enda ettevõttega alustada? Ta ongi selline igikestev tõde, et ega vabadus ju ei ole õigus endale ise peremees valida, vaid mingil hetkel, kui mõni asi läheb erakordselt korda, siis võib ka ise vastutust võtta. Ja kuidas sa leidsid tee Kindlustusühistu üks juurde ja mis olid need põhjused, mis sind veensid liituma? No ühistuline majandus on selline kogukondlik värk, mis on mulle alati meeldinud. Eriti sellistes valdkondades, mis kipuvad tavavormides ikka välisomanike kätte libisema. Kindlustus on kindlasti üks nendest. Nii et selles mõttes, kui ikkagi tullakse kokku, et teeme nüüd ise ära ilma väliste peremeeste osaluseta ja vahenduseta, siis loomulikult tuleb pardale hüpata. Et see oli sisuliselt hea võimalus, et sul oli see huvi juba eelnevalt ja siis tekkis see kindlustusühistu võimalus, et said selle huvi realiseeruda liitudes. No ütleme, et hoiulaenuühistud on ju juba pikka aega kasvanud ja oma turuosa kasvatanud. Kindlustus on nüüd uus teema, aga selles mõttes võib seda kutsuda kolkapatriotismiks, aga kui ma ikkagi mõtlen kõigi nende sadade miljonite peale, mis tegelikult välisomanikele siit meie pisikeselt turult välja lähevad, siis ikkagi tundub, et mõnda asja võiks siin omavahel teha. Siin ju tegelikult nendes valdkondades ju see välisomanik mingisugust lisaväärtust ei anna, et tegemist ei ole sellise kõrgtehnoloogilise tootega, mida siin Eestis ei annaks välja töötada või toota. Tegemist on ju tegelikult raha majandamisega ja eurokupüürid on igas riigis samasugused. Nii et tegelikult kliendi vaatest nemad, kui ilma millestki ei jää, kui pigem siis on võimalus rohkem võita sellest, et nad saavad sellises ettevõttes siis oma kindlustustoote. Jaa, sest tegelikult ega asi ei ole ju ainult rahas, kui ettevõte läheb nagu sellise globaalsesse haardesse, ostetakse kusagilt üles, siis seda kaugemale liiguvad need otsused, mis seda ettevõtet puudutavad. Ja lõpuks võib lihtsalt juhtuda see, et meil siin on küll hästi palju variante, kes kindlustust pakuvad, aga seda meie turule ja meie kliendile vajalikku toodet justkui ei ole. Et brände on palju, aga just seda toodet, mida siin oodatakse, seda ei ole. Et siis teeme ise. Ja tuleme hiljem, saame kindlasti veel ka sellest Eesti turuolukorrast küsiksin täpsemalt, aga sa mainisid, et siin pikaajaliselt on see ühistuline tegevus ja koostegevus huvitanud. Kas sa saaksid kirjeldada, et mis sinus seda huvi tekitas ja kuidas see huvi arenes selliseks, et kui selleks ajaks, kui Kindlustusühistu üks tekkis, siis nägid, et sinu huvi ja see käivad kokku? Eks see ühistuline tegevus ju on juba väga vana Eesti ajaloost. Ma olen selline suur ajaloohuviline ja eks ka ju vanasti, kui ikkagi oli vaja osta kallis masin, siis osteti see kogu küla peale ja siis hallati seda ühiselt. Ja hoiulaenuühistutega olen ma ka tööalaselt kokku puutunud. Ja see on tekitanud kindlust, et see on hea formaat. Et mida lähemalt nägid, siis tekitas sinus mingisuguse usalduse
ka edasi vaadata. Jaa. Ja sa lühidalt viitasid ka seda, kuidas globaalne majandus areneb ja ma küsikski sinult, arvestades, et sa vaatad äri väga erinevate nurkade all ja väga erinevate nagu äriliikidele kokku puutunud, et kuidas sa seda globaalses majanduse trende täna näed või mida sa välja tooksid? Siin käivad isegi jutud, et turumajandus hakkab kohe-kohe kokku kukkuma ja siis saavad mõttekojad kokku ja hakkavad midagi sinna asemele mõtlema ja siis tulevad kuuri alt välja põnevil nägudega ja näitavad, mis nad tegid ja tavaliselt on ikkagi tulemuseks mingis uues vormis sotsialism. Aga see ei ole kunagi ühegi probleemi lahendus, pigem vastupidi. Tegelikult tuleks mõelda, mis siis, loomulikult on turul ju igasuguseid tõrkeid ja palju asju ammendub, aga mis see tegelikult siis ammendub? Turumajanduse selline kandev telg on ju tegelikult inimeste motivatsioon midagi teha, kas midagi toota või midagi müüa, ühesõnaga mingit lisaväärtust luua. Ja see tegelikult ju ei kao mitte kuhugi. Ta võib võtta teisi vorme, kui näiteks rahandusõhku lastakse lõputult rahaprintides. Ja selliseid nalju võib tõesti juhtuda, ei ole välistatud, et mingi valuuta kaob, kui seda kuritarvitada ja kui keegi teda enam ei usalda. Aga turumajandus sellisel mingisugusel kujul ikka on edasi. Nüüd mõtleme, et kuhu ta täpsemalt läheb. Üks asi, mida tihtipeale peetakse turumajanduse nagu probleemiks, on see, mis tegelikult ei ole turumajandus. Ehk siis probleemid tekivad mõnikord siis, kui riigid üritavad liialt sekkuda. Seal, kus ei oleks vaja sekkuda või liiga palju sekkuda. Ja siis tõepoolest võivad tekkida probleemid ja üks selline märksõna, mis kindlasti praegu on väga aktuaalne, mis seostub riikide ülemäärase sekkumisega, on rohepööre. Rohepöördest rääkides tuleb muidugi eristada, et üks asi on need loosungid, mida kõik välja ütlevad, aga teine on see tõsiasi, et ega keegi ju oma isiklikku suppi ei taha lahjemaks lasta. Ja siin nüüd on tõesti põnevad asjad juhtumas, et kuidas saaks majanduse kasvama nii, et me vähem toodame. Ja ma ise olen mõelnud, et üks tõenäoline stsenaarium, mis erinevates majandusvaldkondades ees ootab, on see, et meil enam ei müüda asju, vaid me hakkame neid tarbima nagu teenusepõhiselt. Ehk siis igakuise kuu maksu eest on meie käsutuses mingisugused kodumasinad, mingi auto, muud mugavused. Ja siis võib öelda, et siis hakkavad need asjad ka imeväel vastu pidama. Sest ei ole enam, kui selle asja väljavahetamise kulu läheb nii-öelda tootjale või teenuse või kaubapakkujale, siis ei ole ta enam huvitatud sellest, et see tuleks iga paari aasta tagant välja vahetada. Aga loomulikult jälle meie eestlastena, kes me ei ole saanud päris palju aastaid asju omada, siis meie jaoks see jällegi, ja eriti me oleme selline väike riik ka, meie jaoks jällegi selline rendimajandus on jällegi pigem sellist ebakindlust kasvatav. Meile pigem siin ikkagi kipub istuma, kui meil on oma isiklik kinnisvara, oma isiklikud asjad. Ja aga ilmselt ei ole enam loota, et keegi toodaks neid asju, mida saab jälle isalt pojale pärandada. Aga kuidas sa näed, et need trendid, mida nad viitasid, kuidas sa näed need kindlustusturgu lähiajal või pikemas vaates mõjutavad? Kindlustus on, mis ta olemuselt on. Ta on ju tegelikult inimese katse maandada riske. Ehk siis ebakindlates oludes või kas või kui justkui kindlates oludes sünnib midagi ootamatut, et siis need tulemused oleksid nagu natuke maandatud. Aga kui me nüüd kas või viimase aja uudiseid võtame, siis üks uudis tuleb kohe meelde, kuidas üks tuntud muusik sattus reisil olles tervisehädaküüsi ja ta oli enda parimate teadmiste kohaselt ennast selle vastu kindlustanud ja siis ilmnes, et tegelikult kindlustus ei taha kohe mitte neid kulusid katta. Või teine põnev case nüüd elektrituru teemadel, et üks tuntud elektrimüüja, ärme nimesid nimeta, kes pakkus aastaid uhkelt kindlustuskaitset liiga kõrge börsi hinna vastu, võttis selle teenuse järsku maha nüüd, kui seda päriselt vaja oleks olnud. Ja see viibki selleni, et tegelikult
ka kindlustus ise, mis peaks turvatunnet andma, on muutunud järjest ebakindlamaks. Ehk siis, kui inimesed enam kindlustust ei usalda ja ei saa sinna ka mitte midagi parata, sest lähed küll nagu tagasisidet andma, aga kui näiteks kindlustusfirma peakontor asub tegelikult kusagil kaugel, siis sa jääd hüüdjahääleks kõrbes. Ja nii et tegelikult täna on selline nõudlus sellise kindlustuse järele, kus sa tõepoolest tead, kes seda asja ajab, on kõrgem kui ilmselt kunagi varem. Ehk siis inimesed muidugi kõik tahavad, eks ju, kindlust ja usku, et just rasketel aegadel saavad hakkama ja ka seda, et kergetel aegadel nad ei maksa liiga palju selle eest, mida nad tarbivad. Ja siis on küsimus selles, et kuidas see mudel on ühitatud, kas see vastab, kas see on nii-öelda motiveeritud täitma kliendi huvisid, et kas see pesumasin on toodetud selliselt, et ta oleks vastupidav või kas kindlustustoode on selline, mis aitab seda inimest siis, kui tal seda päriselt vaja on. Ja kui me mõtleme, et need, mis praegu uudistesse on jõudnud, need üksikud case'id, need on tõenäoliselt kübeke selles meres. Tihti ega tavalise inimese sellised juhtumised ju meediakünnist ei ületa. Nii et neid rahulolematuid juhtumeid võib ju olla veel ja tõenäoliselt ongi. Aga kui me seda asja ühistuliselt korraldame, siis vähemalt on see ahel palju lühem, kes mingeid otsuseid teeb. Ja ma saan aru, et nagu oleme eelnevates podcastides vestelnud, siis on välja toodud, et lisaks sellele ahela lühidusele siis inimesed ise on seal ahelas, eks ju, sees. Et neil on endal võimalik näha seda, et kuidas seda toodet arendatakse, mis kriteeriumitele see vastab, et veenduda, et see nii-öelda toimiks nende huvides. Ja siis ütleme, jääb ka ära see, et ikka paljudel on veres kuidagi selline ettevõtjatesse skeptiline suhtumine, et tema seal kusagil teenib kasumit. Et me ei mõtle selle peale, et tema seal kusagil võttis ka päris palju riske. Aga ikkagi, kui me oleme siin ühistus kõik koos, siis see ka mõnikord nagu aitab siluda mõne sellise koha, kus muidu tahaks võib-olla nuriseda või kedagi süüdistada, aga siis me oleme teadlikumad sellest, kust see raha tegelikult tekib ja kuidas see liigub. See on palju läbipaistvam. Sest muidu ju maailma majandus, kuigi ta on hästi globaliseeruv, millest ei saa üle ega ümber, siis selle tulemuseks on ikkagi ju see, et hästi palju on brände, aga need kõik brändid viivad tihti samasse tehasesse lihtsalt natuke teistsuguse kujuga või teistsuguse logoga. Et piltlikult öeldes, et on nagu justkui 5 burgeriputkat järjest, aga need kõik uksed viivad samasse kööki. Nii et just see tarbija ja siis selle tootja vaheline ahel on lihtsalt nii pikk, et seda ei hooma. Ma olen ise ka turundajana pannud tähele, et kõige mõnusam on tegelikult teha turundust väiksematele firmadele ja keskmise suurusega firmadele, mõnikord ka suurte firmade Eesti esindustele, mis on ka tihti sellised pisikesed, sest seal on nii, et ma tegelikult tunnen, kuidas ma ühe käega ulatun selle tooteni, seda toodet mõjutama ja teise käe ulatuses on mul see lõppklient, ehk siis ei toimu sellist pilvede kohal näidikute järgi lendamist, kus tegelikult oma kliendiga mingit kontakti ei omata. Aga see on sellise globaliseerumise puhul justkui paratamatu. Aga ei ole ju halba ilma heata, sest need vahendid, mis on globaliseerumise võimalikuks teinud, ehk siis kiirem transport, kiirem infovahetus, need samad asjad on toonud ka uusi võimalusi kogukondadele. Enam ju talumees ka ei pea piirduma oma toodete müügiga seal külapiiridega. Täpselt need samad infosüsteemid võimaldavad tulla ühe maakonna talumeestel kokku ja põhimõtteliselt panna paika väga lihtsalt logistika ja luua oma virtuaalne kaubanduskeskus. Ehk siis piltlikult öeldes, kui me tänaval kõnnime, siis need poed, mis tee ääres on, need justkui globaliseerumisega jäävad meist järjest kaugemale. Need ostetakse kusagilt üles, me enam ei tea, kes neid juhib, aga samal ajal tulevad meile metsadest ja rabade tagant nähtavale need väiketootjad, kes enne olid kusagil peidus. Nii et ma arvan, et hullu pole midagi. Kas see võiks toimida ka kindlustusturul? Ma mõtlen, et kui olukorras, kus
kus täna enam selliseid kindlustuskontoreid näeb harva ja kahtleb, kas neid tagasi tuleb. Et kui sa oled sisuliselt inimene, kes vajab kindlustust Valgamaal või Ida-Virumaal või Saaremaal, siis sul on võimalik ju samamoodi liituda selle kindlustusühistuga, saada seda omaniku tulu ja teenida seda sinna samasse kohta, kus sa elad, ilma et sa peaksid nii-öelda liikuma äriga kuhugi Tallinnasse või Tartusse kaasa. Kindlustused on üleüldse muutunud kogukondlikumaks ka tervikuna, sest kas või võtame liikluskindlustuse kahjukäsitluse. Varem pidi minema sinna kuskile kontorisse ja siis seal seisma garaaži ukse taga, kuni nad selle mõlkis auto üle vaatasid, siis praegu saab seda kõike teha suvalises remonditöökojas. Ehk siis see usaldus on nagu kasvanud. Nii et see tähendab ka seda, et kui teha kindlustusühistu, siis tegelikult inimestel on juba selline kogukondlik harjumus sellest asjaajamisest olemas. Et selle esindajaks esindus võib olla seal külapoes ju põhimõtteliselt. Aga just see omaniku tulu, see kasvatab seda tunnet, et inimene on tõesti selles osaline. Nii et küsimus on selles, kuidas neid globaliseerimist toetanud arenguid, olgu ta taristus, infos ära kasutada selleks, et need inimesed, kes seda kindlustust vajavad, saaksid seda võimalikult hea hinnaga, võimalikult usaldusväärselt ja saaksid ka võimaluse sellist omanikutulu teenida. Et küsimus on selles, kuidas sa lihtsalt muudatust ära kasutad. Need on need samad tehnilised vahendid, sest ega siin põhimõtteliselt ju midagi ei muutugi. Lihtsalt mingisugused võimalused tulevad juurde. Inimese jaoks need ju tegelikult igapäevases elus mingisuguseid asjaajamises mingit muudatusi ei tähenda, küll aga tal on väike kindlustunne juures sellest, et seda asja aetakse siin samas tema ümber. Et need inimesed, kes otsuseid teevad, need ei ole mingisugused kusagilt kaugelt programmeeritud robotid, vaid need on need samad inimesed, keda ta teab. Ja kellega ta on koos näiteks ühiskoosolekul ja koos otsustab. Jah. Et ta saab neile nagu silma vaadata. Sest mulle tuleb meelde, kuidas ma käisin kassitoitu ostmas ühes ketipoes ja kui ma ütlesin, et ma tahaks tegelikult kuuvaru ära osta, miks teil alati neid nii vähe on, tellige juurde, siis nad ütlesid, et me ei saa teha seda. Küsin, aga poe juhataja saab teha? Ei saa. Kes siis tellib? Arvuti. Ehk siis isegi poe müüja ei teadnud seda, kust anda see käsk, et tellida mingit toodet juurde. Ja ütleme, kui me räägime siin väga kaalukatest asjadest nagu kindlustus või pangandus, siis tegelikult need võivad ka päris määravaks minna, et need kanalid oleksid olemas. Tegelikult sa tahaksid võimalust ka seal ettevõtjana kohandada seda piisavalt võimalikult selliseks, et ta vastaks sellele näiteks kindlustusteenuse saaja vajadustele, aga kui see on kõik väga ära hajutatud, see ärimudel, siis see teeb väga keeruliseks võrreldes siis näiteks selle ühistulahendusega, kus ta saab läbi aja võib-olla kohaneda sellele vajadusele, mis liiga vähe kassitoitu analoogia kindlustusäris on. Jaa, sest tegelikult kui me mõtleme rahvusvahelise turunduse peale, siis pahatihti tehakse niimoodi, et üritatakse loomulikult olla natukene sihtturu moodi, aga siis võetakse Euroopa kaardi peal see pastapliiats ja tavaliselt Eesti tõmmatakse Läti ja Leeduga kõik niimoodi ühe ringi sisse. Ja geograafiliselt põhjendatud, aga sisuliselt on ikkagi Leedu on ju näiteks ikkagi selline suurriigi kogemusega riik ja samal ajal meil on siin värsked mälestused, kuidas me õhkasime Soome värvilise traadi järele, nii et me oleme ikkagi väga erinevad, meil on väga erinev selline kas või maitse mingites disaini elementides. Nii et selles mõttes, kui see statistika lõpuks jõuab ka peakontorisse, nii et meil ongi see üks turg, mida juhitakse ühest Baltimaast kõigi jaoks, siis see võib pahatihti tähendada väga ligikaudseid andmeid, mis üheselt ei iseloomusta ühtegi neist kolmest riigist. Ehk siis oleks kasulik, et see teenus jällegi nagu vastaks just nagu Eesti inimeste vajadustele, kes siin on ja arvestaks nende eripärasid ja nende näiteks kindlustusturu, siis kindlustustoote vajadusi. Jah, sest isegi ütleme Eestis me teame, et isegi mulk ja saarlane võivad erinevad olla, rääkimata saarlastest ja hiidlastest.
sa mainisid eelnevalt ka seda läbipaistvuse osa ja see oli huvitav, sa kirjeldad, tegelikult on võimalik ju, et sul on äri iseenesest on üsnagi sarnane, aga inimese jaoks on väga erinev sellest, kas ta vaatab seda väljast poolt, kus kogu see protsess tundub tema jaoks selline must kast, et tuleb mingisugune tulemus, tuleb näiteks mingi euronumber, kui palju tema kindlustus maksab või kui palju tema kahju olukorra pärast hüvitatakse. Ja see protsess võib olla täiesti, eks ju, õiglane, aga kui ta ei saa seda sealt seestpoolt vaadata, seda tagasisidestada, siis juba see tekitab sellist usaldamatust ja kahtlust. No, eks inimene, kui tal on mingi raskus, siis ta ikka otsib süüdlast. Ja kui ta näeb mingit protsessi seestpoolt, siis ta saab tihti teada, et seal seda probleemi ei olnudki. Inimene ikka kõigepealt otsib mingi kõige lihtsama ja kõige lihtsam on alati see, et süüdistada kedagi, kes seal kusagil väljaspool on. Nii et see on paratamatu, aga eks siin on ka ju mingi kaasvastutav tunne. See on nii, et kui restoranis tundub mingisugune toit, et ei ole parim, siis palju lihtsam on sama asja taluda siis, kui oled ise selle valmis keeranud. Siis sul on nagu kindlustunne, et see kvaliteet on täpselt selline nagu olukord võimaldas. Ja ega ju ennast ei taha süüdistada, see on kõige rängem. No siis see annabki inimestele sisuliselt kindluse, et nende kindlustus teeb seda, mida on võimalik, et eks muidugi alati igat õnnetust ei olegi võimalik täielikult hüvitada, aga vähemalt see teadmine, et kuidas see otsustusprotsess toimub, tekitab sellist kindlustunnet. Jaa. Et ega paratamatult mingid kahjud kaasnevad ju iga juhtumiga, kas või mingi moraalne kahju. Aga vähemalt siis on teada, et selles struktuuris, selles ahela osas anti oma parim. Loomulikult ega ühtegi päris kindlat mudelit ju olemas ei ole. Igal pool on mingid riskid. Ja ma vaatakski neid võimalusi ja riske just Eesti turu kontekstis, me oleme siin lühidalt ka neid viidanud. Ühe mõttena, mis sa juba ütlesid, mis jäi selavalt kõlama, et tõesti, et kui sul on erinevad uksed küll, aga nad viivad täpselt sama kohta, siis on küsimus, et kas sul päriselt on erinevad valikud ja see küsimus võib olla ka kindlustusturul, et kui sul on täpselt samasugune lahendus lihtsalt eri brändide taga, siis kas sul päriselt on see valik, mis sulle siis kõige parema tulemuse toob? Tihti ega kindlustuse puhul ju lähed kuskile ostma seda, siis öeldakse, need on standardtingimused, nii et tegelikult ega see midagi parata ju väga ei saa, kui öeldakse, et need on sellised ja muuta ei saa. Ja eks tihti muidugi inimestele ka tehakse selgeks, et sa võid ju minna sinna järgmisse kohta, seal on täpselt sama. Ja sellega on tegelikult paras jamamine. Ja lõpuks tead, et kui sa lõpuni rahule ei jää, siis ega kellelegi kaevata ka pole. Ja erinevus siis ühistu olukorras olekski see, et kui on standardtingimused, siis seal taga on teadmine, et see on meie ühiselt kokku lepitud standardtingimused ja sa tead, et sul on võimalik anda tagasisidet või kriitikat sellele, mis need tingimused on. Jah. Kindlustuse puhul on ju see, et kindlustus alles nüüd hakkab seda ühistulist vormi arendama. Hoiulaenuühistud on ju natuke ees, nii et hoiulaenuühistute pealt saab juba päris palju vaadata, kuidas see tegelikult läinud on. Juba hoiulaenuühistud tegelikult on ka selline esimese iseseisvuse aja selline järeltulija, kus see oli hästi levinud vorm. Ja praegu hoiulaenuühistud on päris palju kasvanud korralikult. Ma ise loodan, et nad mingil hetkel ikkagi võtavad ka kõik pangafunktsioonid üle, et praegu neid ikka kasutatakse peamiselt kas siin laenude võtmiseks või tähtajalisteks hoiusteks. Ehk siis kasvanud on nad päris korralikult ja tegelikult on kasvamispotentsiaali veel. Ja ma lihtsalt loodan, et seadusandlus tuleb järele nii, et me ikkagi mingil hetkel võikski võtta pangakaardi ka seal hoiulaenuühistust ja võikski see ainukene arve olla seal. See võiks olla see tulevik. Et kui hakata juba asja ühiselt arendama, siis mõtteid, kuidas veel paremaks saada, nendest vaevalt puudu tuleb ja kui võrrelda siis hoiulaenuühistuid selle kindlustusturuga, siis praegu, eks ju, on alles käivitumas esimene kindlustusühistu ja seal on see tee, kuidas saab kindlustusteenuse
vajajate jaoks paremat lahendust pakkuda, on veel pikem, ehk siis saab minna veel, arenguruumi on veel rohkem. Arenguruumi on kõigile alati. Kindlustuse puhul lihtsalt on hea, et saab juba hoiulaenuühistute senisest kogemusest õppida. Ja no seal on ka näha näiteks üks veebilehel, et mitmed ühistud on liitunud, ehk siis see suhtlus ja kontakt on juba käivitunud ja ideed juba jagatakse, kuidas õppida nii võitudest kui vigadest, et ise paremini teha. No absoluutselt. Ja ütleme, et kui me räägime siin usaldusest, siis eks iga uus formaat tekitab ju alati küsimusi, et mis juhtuda võib ja eks meil on ju siin hoiulaenuühistutest on ju ka mõned sellised hiljutised negatiivsed näited, aga üldiselt need kipuvad olema, vähemalt see konkreetne näide, ärme siis nimesid nimeta, aga ilmselt kõik saavad aru, millisest see jutt käib. On ju probleem mitte ühistulises tegevuses, vaid pigem ühistulise tegevuse teesklemises, sest ühistuline formaat on olemuselt selline lihtsam, loogilisem ja seal on ka omajagu sellist usaldust ja sellepärast seda ikkagi on ka ju lihtne kuritarvitada. Lihtne näide on, et üks kogukondlik tegevus näiteks on sõidu jagamine, et keegi sõidab kuhugi, siis ta hõikab turuplatsile, et kes tahab kaasa tulla ja mõned tahavadki. Aga on firmasid, kes siis seda sõidu jagamist teeseldes lihtsalt tahavad mitte nõuetekohaste autode ja mitte nõuetekohase keeleoskusega taksot sõita, et oleks vähem nõudeid. Ja või ütleme veel lihtsam näide, et üks väga kogukondlik protsess on näiteks inimeste vaheline sõprus. Sõber laenab sõbralt väikese summa, ei hakka ju lepingut tegema. Aga aastasadade jooksul on ju ka olukordi, kus teeseldakse kellegi vastu sõprust selleks, et temalt mingisuguseid hüvesid saada. See ei tähenda, et sõprus oleks formaadina halb, vaid küsimus oli selles teesklemises. Ja et kui hoiulaenuühistutest rääkida, siis eks siin on omad kindlad nipid, kuidas ikkagi inimene natukene peab natuke mõtlema selleks, et mitte orki langeda. Aga mis need nipid on? Et ütleme, et keegi, kes soovib liituda ühistuga, olgu see hoiulaenuühistu või kindlustusühistu ja see tundub talle huvitav, tundub, et see on parem viis, kuidas oma raha hoida ja kasvatada, aga tal ei ole täpselt pilti, et kas siin tehakse õiget asja, kas see on usaldusväärne. Et mis need sinu soovitused oleks, kuidas siis vahet teha? Hoiulaenuühistu puhul esimene asi kindlasti tuleb arvutada. Tundub küll, eks ole, et need hoiuse intressid, mida pakutakse hoiustajale, on ikka kordades suuremad kui pangal. Ja see on ka loogiline, sest tegelikult hoiulaenuühistul on ju ainult oma tegevuskulud. Tal ei ole nagu ühistul ikka, tal ei ole mingisugust välist omanike ringi, kellele peab veel kasumit teenima. Nii et põhimõtteliselt ta laenab raha, ta kogub hoiused kokku, laenab neid rahasid välja. Nii et see vahe on tegelikult võrdlemisi väike, aga see vahe peab siiski olema. Kui ikkagi hoiulaenuühistu lubab kõrgemat intressi, kui keskmine mõistlik inimene väike laenu saaks, siis võiks see juba panna mõtlema, et järelikult ta teeb selle rahaga midagi riskantsemat kui see, et ta annab keskmisele mõistlikule inimesele laenu. Hoiulaenuühistu puhul võiks öelda, et ütleme 3-aastase sellise tähtajalise hoiuse mõistlik intress jääb praeguses situatsioonis kusagile 6-7 kanti ja mõnikord, kui kampaania on, siis ka võib seal 8 tuuris olla, aga kindlasti mitte 10+. Siis võiks juba mõelda, et see raha on küll tore tulema, aga ta ei pruugi enam siis tulla. Siis järelikult tehakse selle egiidi all seda ühistulist formaati teeseldes ilmselt midagi muud. Aga kuidas sulle kindlustusühistu osas tunduks, et kui ei ole, kas seda analoogiat annab kasutada ka seal, et vaadata, arvutada ja hinnata, et kas lubatu vastab sellele, mis on realistlik või on midagi veel, mis mõttesse tuleb? Kõige paremini tõestab mingi organisatsiooni toimimist tema ajalugu. Ehk siis näiteks hoiulaenuühistu puhul me saame täna juba vaadata, et kes on kogenumad ühistud, et kuidas nad ennast viimastel aastatel majandanud on. Nüüd, kui me räägime uuest ühistust, mida esimene kindlustusühistu paratamatult on,
siis tegelikult ka seal on oma ajalugu olemas. Ja see ajalugu on olemas läbi nende inimeste, kes seda asutasid. Kust mina sain kindluse liituda selle ühistuga, üks oli puhtalt see, et ma võtsin selle nimekirja ette ja seal oli mitu inimest ja ettevõtet, keda mina usaldan. Ja nüüd, kui see ring laieneb, siis võib-olla keegi, kes mind usaldab, aga ei tunne neid eelmisi, saab jälle võib-olla minu nimest mingisuguse kindluse. Loomulikult ega see kindlus ju ei taga mitte midagi, aga see näitab seda, et need inimesed ilmselt leidsid sealt selle, mida usaldada ja kes neid inimesi usaldab, siis see on ikkagi selline jällegi terake juures. Nii et kui sul ei ole veel sellel juriidilisel kehandil ei ole veel ajalugu, mida hinnata, siis sa saad hinnata neid inimesi ja nende ajalugu ja seal tekibki läbi selline võrgustunud ülekantud usaldust, et tõesti, et kui need kesksed inimesed ja need, kes neid usaldavad, tunduvad sulle usaldusväärsed, siis see on juba üks märk, et võib-olla tasub ka endale usaldada. Ja see ongi kogukondlikkus kõige paremas mõttes. Mingi päris võõrast meest seltskonda ei võeta, aga ikka kas on selle sõber, siis ka külamehed võtsid omaks. Nii et samamoodi käib siin ja kui see ring kasvab, läheb paar aastat mööda, saavad need sellised nii-öelda stardivaev saab nähtud, siis juba tekivad need numbrid, et ka see, kes mitte kedagi sealt ei tunne, saab juba nende numbrite järgi seda usaldust tekitada ja nii see ühistu kujuneb. Mis tegelikult on ju üsnagi selline iidne põhimõte sellest, kuidas üks kogukond toimib, et huvitav on näha, et ka selles, kui me alustasime sellest, kuidas globaliseeruv maailm loob nii võimalusi kui riske nii laialt maailmas kui ka Eestis, siis mõned asjad, mis ka kindlustusäris lisaks nendele tehnoloogiliste lahendustele toimivad, on väga vanad, see arusaam sellest kogukonna usaldusest oma vastu. No tegelikult ju ega inimolemus ei ole üldiselt aastatuhandetega väga oluliselt muutunud. Meil on küll tunne, et me oleme küll tohutult arenenud, aga tavaliselt need on ainult need meetodid, millega me neid samu vanu omadusi väljendame. Nii et see kõik toimib täpselt samamoodi, ega ka ütleme, klassikaline turundus ja klassikaline äri üritab seda kogukonna tunnet ju kuidagi imiteerida. Reklaamides luuakse mingi kuvand sellest inimesest, kes tarbib seda teenust ja siis meelitab sinna nende hulka kuuluma. Et täpselt samamoodi lihtsalt siin see kogukond tekib muud moodi ja on ka sisulisem, mitte ainult imagoloogiline. Ja saabki olema huvitav näha, kuidas see usaldus ja kogukond järjest siis esimese kindlustusühistu puhul kasvab. Aga muuriks sult, et kas on mingid küsimused, teemad, mida ma ei ole sult küsinud, mis sinu jaoks seostuvad kindlustusäriga ja ühistutega, mida sa tahaksid kuulajatega jagada? No pigem siin kehtivad sellised üldised printsiibid. Et esiteks ükskõik mis teenust tarbides siis tagasisidestame. Isegi kui on midagi halvasti, siis mitte nagu emotsionaalselt ennast väljendada, aga ikkagi tuleks mingil määral tagasisidet anda ja kui on ka kõik hästi, siis tuleks tagasisidet anda. Sest tegelikult meie need pisikesed kübemed kusagil käibenumbrite taga, meie ju selle käibe moodustamegi. Kui mitte ükski maailma inimene ei jooks mingil põhjusel enam Coca-Colat, siis oleks suur ettevõtte käpuli. Tal on muidugi hunnik tütarettevõtteid, aga see selleks. Aga siit need otsused ju tegelikult tulevad. Nii et põhimõtteliselt on ka suur ettevõtte kliendibaas üks kogukond, lihtsalt seal on need omavahelised sidemed klientidel nõrgemad, sest neid vahendab see reklaamiosakond. Ja nad ei saa tulu selle äritegevusest. Ja nad saavad üksnes selle kauba. Ja erinevalt ühistust, neil puudub kontroll selle üle, kes selle ettevõtte ära ostab ja milleks seda raha kasutama hakatakse, mida nad sinna maksid. Nii et Janar, aitäh sulle selle tänase vestluse eest. See on huvitav kuulda, et sinu vaadet sellest, kuidas globaalsed trendid ja tehnoloogia areng mõjutab äri, mõjutab kindlustusäri ka Eestis ja see loob võimalusi näiteks seda,
et olenemata sellest, kus sa Eestis oled, siis sa saad osa olla kindlustusühistu liige nii kindlustustoote kasutaja kui omanikuna ja see, sa kaitsid läbipaistvust ja seda, kuidas inimestel on kasulik teada, mis toimub ja sellest edasisammuna võimalik anda tagasisidet nii positiivset kui kriitilist selleks, et lõpuks omada seda kontrolli vähemalt selles ärimudelis ja selle kindlustustootega ja aitäh sulle selle vestluse eest. Mina olen Lauri Kriisa, te kuulasite kindlustusühistu 1 podcasti koos turundusekspert Janar Siniväliga. Aitäh ja järgmise kuulamiseni. Aitäh!